Tere sõbrad! Täna ma räägin nagu pikemalt lõhnadest ja maitsetest, mis sobivad lepiskaladele. Kohe tahaks ütelda, et väga meeldiv oli kuulda, et minu videosid vaatavad ka ministeeriumis ja tahaks rahustada ministreid, et WD-40 on petrooleum. See on muidugi mürk, aga kahjuks ilma petrooleumita ei lenda isegi lennukid. See on üks asi. Teine asi, lennukitega te lähete puhkama soojamaale ja igal pool maailmas on ta laiali. Aga jutt ei ole sellest on jutt, et nii palju kui ma kalamehi tean, ei ole veel ühelgi näinud seljakotis või kalastuskastis WD-40. Kusjuures ma olen kuulnud, et varem oli WD-40 sildil selline kiri, et sobib ka kalapüügiks. Naljakas küll, aga praegust seda ei ole. Nii, ja teine või juba kolmas asi, et me kõik teame, et näiteks isegi lapsed teavad, et ragulkaga saab lindu lasta. Aga meie kasvatus on selline, et rumalusi me ei tee, ei lase ragulkaga lindusid ja olen palju videosid näinud, et vibuga lastakse näiteks kala. Aga kui seadusega on see keelatud, siis ja loomulikult ma ei ole ühtegi eestlast näinud, et ta vibuga laseb kala. Et rahunege maha, WD-40, see on toimiv asi, aga kui te näete seda videot, siis te saate aru, et seda ei ole mõtet kasutada. Lihtsalt kunagi varem, siis kui ei olnud seda võimalust, siis inimesed kasutasid igasuguseid huvitavaid asju. Aga praegu seda vaja ei ole. Aga vaadake ja nautige. Head vaatamist! Nii, siis alustame sellest, et meil on sellised niinimetatud pufiinid. See on põhimõtteliselt maisipulgad, natukene teise struktuuriga, erineva lõhnaga ja sobivad kõikidele kaladele: linas, koger, latikas, säinas, turb ja nii edasi, nii edasi. Atraktandid. Siin on näiteks aniis, tutti frutti, latikas, karp, latikas. Nii, edasi lähme väiksemate pakikeste peale. Vaatame. Siin on aniis, skopeks on väga hea latikale, linaskile, hästi magus lõhn. Nii, siin on erinevaid lõhnasid. Prääniku oma näiteks. Nii, nüüd lähme edasi. Hästi palju erineva lõhnaga ja maitsega maisi. Siin on siis sääsevassega, skopeks jälle, martsipan. Nii. Need on huvitavad asjad, sobivad
kindlasti latikale, linaskile, seinale ja kõikidele lepiskaladele. Siin on mangogrill, oktoopus, maasikas, vanilje, kreveti ja igasugused muud. Nüüd sellised kihvtid asjad, tainad. Valmis tainas, vanilje, mais, latikas. Et seda võib kohe kasutada, see on valmis. Paned konksu otsa, teed kuulikese ja püüad kala. Nii. Need on huvitavad asjad, bioaktivaatorid, neid on mitmeid meil erinevaid variante. Neid on, näiteks siin on küüslauk, karamell, kärbsetõuk, mereannid ja igasugused muud variandid, näed, särg, linaskoger. Nii, nüüd siirupitest. Siin on siis siirupid. Vanilje, martsipaan. Milleks siirupit on vaja? Noh, kui meie näiteks tavalist vett joome ja paneme siirupit, siis ta läheb maitsvaks. Samamoodi pannakse peibutussööda sisse siirupit ja ta läheb maitsvamaks. Siin on siis aniis, krevett, latikas, sõnnikussi, karamelli, sääsevasse, tutti frutti, maasikas, siin on teine latikas, nii, šokolaad. Hakkame vaatama siis, mis edasi. Lõhnad, oot need spreid, neid on mega palju erinevaid. Ma näitan, kõik nad on erineva lõhnaga. Ja milleks neid on vaja? No, ussi peale pritsida, natukene oodata, et ta ära kuivab ja siis seesama lõhn meelitab kala konkreetselt teie ussikest sööma. Nii, nüüd vaatame, siin on sellised teist sorti maisipulgad, kornpuhv, erineva maitsega jälle maasikas, martsipaan, skopeks ja nii edasi, tutti frutti. Ja nüüd veel selline asi nagu melass, ka erineva lõhnaga. See on umbes sama nagu siirup, aga melass tekitab kõhulahtisuse kalal ja siis kala hakkab, ütleme niiviisi, laseb kõik endast välja ja siis tekitab nälga. Et kõhus midagi ei ole, siis sööb edasi ja tal on maitsev ja see on naturaalne. Kõik need asjad on naturaalsest materjalist tehtud. Nüüd need on huvitavad asjad. Need on UV leivapuru.
milleks seda on vaja? Seda on vaja selleks, et kala, kui näeb peibutussööta ja peibutussööt juba otsas on, siis need väiksed täpikesed jätavad põhjas selliseid värvitäppe. See on täiesti naturaalne toiduvärv, et see liiga kalale ei tee, inimesele ka mitte. Ja noh, teisest küljest ta ei lase kalal ära minna toitumise koha pealt. Nii. Siin on veel selliseid asju nagu kanepiseemred. Siin on praetud kanep, grillitud täpsemini ja purustatud. See meelitab väga hästi kala. Ja nüüd peibutussöötadest. No ma praegust ei hakka rääkima, neid on nii palju erinevaid. Tahaks ainult ütelda sellist asja, et suve omad sobivad ka talvel. Varem ma mõtlesin, et suve omad ei sobi, aga nägin, kuidas võistlejad kasutavad suve peibutussööta talvel ja nägin, kuidas ta töötab ja see tõestas, et peibutussööt töötab iga kell. Kui teil meeldis see video, siis saatke sõbrale, las sõber ka näeb. Tulge meie poodi ja vaadake ise oma silmaga.